On nii palju arutada just nende vestlustaruannete puhul, nende sõnade üle, mida Trump ja Netanyahu omavahel vahetasid. Nii et suursaadik Regav, ma tahan kõigepealt teie poole pöörduda, kui need aruanded on isegi osaliselt tõesed. Mida see meile ütleb Trumpi ja Netanyahu praeguse suhte kohta? Nii et paradoksaalsel kombel võib-olla erinevuste avalik väljatoomine teenib mõlema poole huve. Ameerika poolelt näitab ta juhtimist. Ta ei näita parempoolsete blogijate seas on tema suhtes kriitikat. Jah, parempoolsed taskuhäälingud ütlevad, et Netanyahu on ta endaga kaasa tõmmanud. Ja see on Trumpi viis öelda, et siin otsustan mina ja mina olen siin juht. Ja Bibi teeb seda, mida ma talle ütlen. Ja sama paradoksaalselt võib-olla on see Netanyahule hea, sest nagu eelmine raport ütles, on Netanyahu olnud suure surve all. Lapidilt, Bennettilt, Eisengotilt, opositsiooniliidritelt, nendelt, kes tahavad teda eelseisvatel valimistel välja vahetada. Öeldes, et ta on Trumpi marionett, et ta on nõrk, et ta ei ründa Hezbollah, sest Trump hoiab tal käsi kinni. Ja nii võib Netanyahu vaatenurgast isegi öelda, et talle on kasulik, et ta seisab vastu ja võitleb oma lähedase sõbraga, Iisraeli riigi presidendiga, seistes Iisraeli huvide eest. See võib talle hästi mõjuda. Ma mäletan, et kui Trump pidas Knessetis kõne oma viimasel Iisraeli visiidil, vaatas ta Netanyahu poole ja ütles, Bibi, sa võid olla tüütu. Ma tsiteerin mälu järgi, täpselt sõnadega üles otsida, aga sa oled karm ja sa pead Iisraeli eest karmilt läbirääkimisi. Ja ma arvan, et seda tuleb meeles pidada. Õige. Loomulikult nägime siiski, kuidas Netanyahu tühistas need rünnakud Beirutile, mis nagu teada pälvisid tugevat kriitikat nii opositsioonilt kui ka tema liitlastelt. Mida sina arvad? Kuidas sina seda näed, Dan? Vaata, ma saan aru, mida suursaadik ütleb, aga Occami habemenuga ütleb üldiselt, et kõige lihtsam vastus on tavaliselt õige. Netanyahu on aastaid müünud endast pilti kui inimesest, kes on geopoliitika manipuleerimise meister, mõistab suurepäraselt Ameerika poliitikat ja suudab kõiki juhtida Iisraeli huvides kõige paremal viisil. Aga vaata nüüd, mis tegelikult juhtus. Viimase 10 jooksul on ta täielikult võõrandanud eurooplased, kes on Iisraeli suurim kaubanduspartner ja tõeline liitlane. Iisrael on Euroopa Liidu assotsieerunud liige. Ta võõrandas täielikult demokraadid, kui läks 2015 aastal kongressi ja vaidles Barack Obama vastu. Ta võõrandas peavoolu vabariiklased, asudes viimase 3 valimise jooksul üsna avalikult Donald Trumpi poolele. Ja viimastel valimistel pani ta kõik Trumpi peale mängu, riskis täielikult Trumpiga ja tal vedas. Ning tundus, et see hakkas ka dividende tooma, kui Trump ründas Iraani. Aga see sõda näib olevat tagasilöögi toonud erinevate strateegiliste valearvestuste tõttu. See on juba teine teema. Kõige tipuks oli see, kui Netanyahu palus Trumpil sekkuda oma isiklikesse probleemidesse Iisraelis seoses kohtuprotsessiga ning Trump üritas president Herzogit survestada kohtuprotsessi tühistama, mida Iisraeli seaduste järgi pole võimalik teha. Ja nüüd Trump kohtab Netanyahut nii, et laseb avalikuks vestluse, kus ta teda sõimab ja ütleb, et mina hoidsin sind vanglast eemal, mis pole isegi tõsi. Trump kohtab Netanyahut nagu vasalli ja seeläbi ka Iisraeli nagu vasalli. Nüüd tuleb öelda, et see, et Trump teda sõimab, ei alanud ilmselt selle kõnega. Iisraeli sõltuvus USA-st on pikaajaline asi. Ma mõtlen, USA annab Iisraelile strateegilist kaitset ÜROs ning igasugust abi, laskemoona ja relvi. See on selge. Aga ma ei mäleta, et Iisrael oleks avalikult kuuletunud USA presidendi korraldustele, nii et see jätab mulje nagu banaanivabariigist, nagu praegu Trumpi ja Netanyahu vahel toimub. See on veidi häbiväärne. Ma vaidlustan arvamust, et see aitab Bibil valimistel. Ta näeb hale välja. Seega pole suur üllatus, et kogu Iisraeli opositsioon nimetab teda Trumpi marionetiks. Ja õigustatult, ta on manööverdanud end strateegilisse ja poliitilisse tupikusse. Olgu, ma tahaksin natuke rääkida läbirääkimistest, mis toimuvad taas Iisraeli ja Liibanoni vahel. Mida võime tänasest läbirääkimiste voorust oodata? Enne kui ma vastan, tahaksin öelda, et 1957 aastal taandus Ben Gurion Siinailt Eisenhoweri administratsiooni avaliku nõudmise tõttu. Ma arvan, et ta tegi õige otsuse. 1973 aastal, kui Nixoni administratsioon ütles Golda Meirile, et te ei tohi ümber piirata 3. Egiptuse armeed, mis oli Siinais, eks.
nii et on palju näiteid näiteks 1982 aastal Liibanonis, kui Reagan sekkus. Kõik, mida ma ütlen, on see, et siin on pikk ajalugu ja ma arvan, et Iisraeli juhtidel tasub kohustus olla tundlikud Ameerika Ühendriikide palvete suhtes. Selles pole kahtlustki. Tõeline tõestus tuleb lõpuks tegudes, sest ma arvan, et Netanyahu on selles osas õige. Kui ta ütleb, et peamine küsimus on Iraan ja praeguses etapis on Liibanon teisejärguline küsimus ja kui ma näitan Liibanoni suhtes paindlikkust ning saan, mida tahan, loodetavasti Iraani küsimuses, mis on tuumaküsimus, see on see suur asi, see on kõige olulisem mäng, siis tasub seda teha. Aga sinu küsimusele vastates see on tegelikult huvitav. Sa võid vaadata klaasi kui pool täit või pool tühja, jah? Pooleldi tühi pool on see, et Hezbollah ei kontrolli keegi peale Iraani ning Liibanoni valitsusel puudub igasugune kontroll ja Liibanonis ei juhtu midagi head. Aga see klaasi pool, mis on pooltäis, on see, et need läbirääkimised toimuvad, üha suurem osa Liibanoni avalikkusest soovib Iisraeliga rahulepet sõlmida, nad on Hezbollahst tüdinenud, nad on oma riigis Iraani mõjust tüdinenud, mitte sellepärast, et neile meeldiks sionistid või Iisrael, vaid sellepärast, et neile meeldib nende enda riik. Nad tahavad näha, et Liibanon taastab taas oma suveräänsuse. Nad on vihased Hezbollah peale, et too tõi Liibanoni sellesse sõtta. Nad on tüdinenud sellest, et neil on Iraani toetatud eraarmee, mis suudab nende poliitikat domineerida. Me näeme vastureaktsiooni. Ja ma arvan, et see annab meile ettevaatlikuks optimismiks põhjust tuleviku suhtes.